Siirake rahva poole ja rääkige kõva häälega. Tegelikult on mikrofonis ka heli sees, et sealt võib võtta ju mikrofoni. Mikrofon jääb muidugi rääkida, tõi rääkida. Kõik, mis teised on, nad peavad kõik mikrofoni jääb. Soodlakaitseks MTÜ Merle Hendrikson. Et kuna eile tekkis küsimus, et kohalike poolt sai üritus filmitud, siis me täna oleme teada, et toimub filmimine ja seda me kasutame siis avalikul eesmärgil. Ja mina olen Kuusalu kroonikast, Raul, palju mind teavad. Mina salvestan Kuusalu kandiga seotud sündmusi, nii et otseülekandega mina otseselt seotud ei ole, aga salvestan täna sündmust. Aitäh! Aitäh! Mina olen Valgele külaelaniik ja mul on küsimus. Te ütlesite, et täna on üritus. Kas see on informatiivne üritus või on see üritus, kus sünnib mingisugune otsus? Kas täna on koosolek? Et mis õigupoolest täna on, mis juriidiline kaal sellel üritusel on? Ja, aitäh ja lähmegi kohe selle juurde, mis oli see küsimus, et täna me oleme siin Soodla riigi eriplaneeringu avalikul arutelul. Täna on avalik koosolek, et arutada avalikul väljapanekul olnud planeeringu eskiislahendust ja 8 raamatuid ja sisu osas, mis me täna siin tutvustame ja kohe hakkame rääkima. Siin on meil olemas ka päevakava, järjest inimesed tutvustavad ennast ise ja mõned võib-olla üldised reeglid, et me saaksime täna siin koos hästi hakkama, siis esiteks, kuna kella 8 tuleb siia siis tantsurühm, siis me oleme arvestanud kella 8 tänast aega. Inimesed on siin olemas ka pärast kella 8, kui küsimusi veel on, siis me saame neid vastata. Ja palun andke käega märku, kui teil on küsimus, siis me tuleme teie juurde, me saame küsimusi võtta läbi selle mikrofoni. Ja ma palun ka, et te hoiaksite oma küsimused ja sõnavõtud konkreetsed, et me jõuaksime kõik need teemad läbida ja me saaksime siis kõigile küsimustele vastata. Ja. Siis nagu sooviks täpsustada, et kui täna on koosolek, mis on siis päevapool, siis tegelikult koosolekul osaleda. Võtke mikrofon lähemale, et teie hääl kostaks sinna sisse. Saama materjali. Koosolek on kahe pool. Küsida, teemas küsida, küsimusi esitada. Ma peaks ju olema tutvunud nende materjalidega. Ja kohe tehakse teile see tutvustus. Et ma arvan, et lähme teemadega edasi ja me muidu ei jõuagi täna mitte kuskile. Ja avalik väljapanek toimus veebruarikuus tegelikult, kus nende materjalidega oli võimalik tutvuda. See on uskumatu, see on nagu nii tähtis otsus ja mulle öeldakse, et 2 tunni pärast keegi hakkab siin tantsima. Siis ei jätta Sõnast on nii need asjad ikka päris lõika. Ja ma ütlesin teile, et me oleme siin, me saame kõikidele küsimustele vastata ka pärast kella 8. Lihtsalt paraku kell 8 tuleb siia tantsurühm sisse, aga ma annaksin Kadrile sõna, et Kadri saaks hakata tutvustama teemasid ja siis me saame võtta järjest küsimust. Tervist, minu mure on selline, et mul on Viitna siis siit mitte väga kaugel, ütleme, kuhu siis see harjutusväli tuleb, maa-avaldused ja mina kuulsin tänasest täiesti uus liidult, et kuidas see nagu kaasa minema, ma ei saa sellest aru, et ma pidevalt on oma seal teada suvitlen oma Viitna siis olmustes, siis peab kogu seda püra taluma, nüüd tuleb välja, et siin on vahepeal, et mis meil on see info, et 90 päevased, 300 päevased harjutama mingit lasketegevust tegema ja mind ei ole siin kaasatud. Mis toimub? Viitnaks on väga tähtis selline suvituspuhkeala, miks esiteks piirkonna elanikud ei ole sellega kaasatud ja inimesed, kes kasutavad seda pidevalt, ütleme, rekreatiivselt eesmärkidel, et seal on lisaks randel kõik kerveääres, seal on lõpperajad, seal on matkarajad, seal on Viitna
ja arutelule jõuame pärast seda, kui ettekanded on ära kuulatud, selleks, et me jõuaksime ka teistest teemadest rääkida, mitte võib-olla konkreetselt ühe inimese personaalsest küsimusest. Ma räägin 2 näitega teavitamisest. Tõesti, avalik väljapanek toimus ära, see oli veebruaris. Kuni 3. märtsini sai esitada kirjalikult seisukohti, siis kommentaare. Avalikest teavitustest teavitati, et avalikud Riigi kohus on öelnud konkreetselt, et otseselt teavitamiseks puudutatud isikud võetakse kas siis digiallkirjastatud postidel, e-mailil või siis kirjalik tähitud. Ma ei ole kumbagi saanud. Keskkonnamõju hindamise menetluses sellist nõuet ei ole. Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamistest oleme täna teavitanud e-mailiga kõiki, kelle kinnistu teavad osaliselt või täielikult riigi eriplaneeringu alasse. See on siis nii harjutusväljala kui ka nende õpetuskoridori. Sellest, et riigi eriplaneeringuks algatati, sellest saadeti teile ka tähitud kirjaga teavitus, kahjuks küll enam tähitud kirjadele järgi ei mindud. Kõikidele meile teadaolevatele meilidele, mis oli võimalik saada rahvastikuregistris, saadeti ka meil täpselt sama info. Puudutatud inimesed on need, kes jäävad harjutusväljast väljapoole. Kõigile nendele, kes jäävad kaugemale, on saadetud see info läbi ajalehtede, läbi avaliku meedia. Läbi Postimehe, mitte läbi Pärnu Postimehe, aga läbi Postimehe, läbi kohaliku lehe, läbi piirkondliku lehe. Nendest on teavitatud vallalehel, arvestades seda, kui palju on kohal käidud, kui palju on kommentaare esitatud. Ei tahaks ma kuidagi nõustuda sellega, et seda teavitust ei ole olnud. Aga te saite kirjalikud küsimused, te saite kirjalikud ettepanekud ja me ei ole saanud ühtegi tagasisidet. See tagasiside veel tuleb. Kas te lubate, et me läheme edasi? Kas ma tohin lõpetada oma mõtet? Kas te saate, võib-olla see on teie igapäevane töö? Minu igapäevane töö see ei ole. Ehk ma tahan tutvuda materjalidega, mis siis teie peas toimub. Neid materjalid olid üleval avalikult välja panenud, mida me täna üleval Kaitseministeeriumi koduleheküljel. Täna me tutvustame üldiselt, üritame selle piiratud aja jooksul anda info selle kohta, milliseid kommentaare esitati ja kuidas me kavatseme nendega arvestada. Need kirjade vastused tulevad 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppu 3. aprilli. Kas me võime alustada edasi? Ja me täna kõige protokollime. Meil kas arvestatakse see kohtumine selleks, et see protokoll oleks võimalik täpselt kirjeldada. Protokolli koostatakse diktafonile salvestatud lindi järgi või protokolli kehvasti puhki või vaatame omalt poolt selle üle. Ja see läheb üles ka Kaitseministeeriumi koduleheküljel, kus kõik materjalid. Siin koosolekul osaleda, et saaks... Protokolli läheb üles projekti leheküljele ja sinna sellest kõigile, kes on kirjalikult meile ettepanekud esitanud, nendele lähevad kirjalikud vastused selle kohta, kus on meie vastused, kus on kõik küsimused, kus on protokollid, kus on täna juba olemas kestiivse võimendamise programm. Protseduurilist küsimust. Koosolekul on inimesed, kes viibivad koosolekul. Neil on õigus kaasa rääkida, neil on õigus saada protokolli. Absoluutselt, seda kõike saab. Küsin uuesti, kas täna inimesed, kes on ennast registreerinud, saavad protokolli, mitme päeva jooksul nad saavad protokolli, et nad saaksid ka oma täiendused sisse viia. Protokoll tuleb projekti koduleheküljel, siis seda on valmis. Millal ma valmis seadus nad ette, mitme päevaga peab olema valmis? Mitme päevaga seadus ette? Ma küsin teie. Mina ei tea, et sellist aega saab seadus. Mina tean. Lähme edasi kuskile. Et seda päevakavas tahan siis teha lühikeses seotus sellest, mida me tänast avalikustamist räägib kaitse esindaja sellest, millised on kaitsele vajadused. Tutvustame mõju hindamise programmi ja seejärel annab ülevaade esitatud küsimustest, kommentaaridest ja meie seisukohtadest vastamisel, millele järgneb arutelu ja lõpus tutvustame veel kord edasi liikumise ajakavanduse ajal.
programmi eskiisi ees. Milleks meil seda haridusvälja üldse vaja on? Selleks, et saaks üldse kaitseväelist väljaõpetada viia, meil on oma haridusväljasid vaja. Mitte miski ei asenda seda täielikult, meil on tänasel hetkel. Juba päris pikka aega suur puudus haridusväljadest. Meil on haridusväljasid, konkreetselt seda Soodlat on arendatud juba aastast 2010, 2014 valmis põhjalikum, valitsemisalas sisene analüüs sellest, kus täpselt peaks olema. 2015 on see haridusväli juba asutatud. Ehk meil on asutatud haridusväli, me täna ei laiendada. Me planeerime selle asutatud haridusvälja sees maa-asutust. Mida me tahame siin tegema, milleks on meile vaja? See haridusväli konkreetselt on vajalik selleks, et harjutada ma ei tea, ma üritan siis uuesti sellega, kas nii on parem. Teine mikrofon on sisse lülitatud, siis lülitage välja teine. Kui teil ka vaja. See ei ole sees. See ei ole sees. Praegu on paremini kuulda. Seda haridusvälja on vaja. Võib-olla te ei seisaks seal kõlari all otse, et äkki siis tuleb tagasi side. Välja õppenud. Teha taktikalisi harjutusi, mis ei mahu ära keskkoolidele. Ka selleks, et harjutada kaugtuld, mis siis on suunaga keskkoolidele poole ja laskeda toimub Soodla harjutusvälja. See on väga vajalik kasutus. Vabandust, selline ettepanek, kui te ei seisaks kõlari all, siis ei vaja. Et astuge lihtsalt tahapoole, just lava. Ta võib ka aitama. Teeme mikrofoni testi. Nii, kas Kaja? No nii, ma tulen lava peale. Kas lava peale Kaja? Ikka Kaja? Ma ei tea. Igaks meil kõlari välja ei saa, siis siit aga siin et paistab, et sellest ei ole. Keskel oli kõige vähem. Aga kuidas siin on? Mida me teeme? Ma ei tea, kõige valjem hääl ei ole päris ilma mikrofonida rääkida. Võib-olla ainult mõista, et siin saalis on väga hea akustikat, mikrofoni ei ole vaja. Ma ei tea, katsuda mis nii ja naa. Ja selle sama jutu jätkuks või mis on siin eestpoolt välja öeldud, on see, et meil on täna suur puudus haridusväljadest. Harjutus on olemas, haridusväljad ei võimalda meil välja läbi viia õpetada, mis on vaja, harjutada relvadega, mis meil on täna olemas ja meil on juba hangitud ja hankes. Need ei ole piisavalt suured, need ei ole piisavalt alasid, kus harjutada. Mul üks küsimus, et mitu protsenti Eesti pindalast on täna harjutusväljad? Ma võin öelda, et harjutuste väljakute all on täna kuskil 27 000. Ma küsin, mitu protsenti Eesti riigi pindalast? Kas me läheksime palun edasi, et meil on arutelu aeg järelikult. Päriselt asjad ikka nii ei käi, olge kenad ja vastane. Tutvustame täna seda programmi. Ei jõua seda. Meie tänase programmi tutvustes. Ei jõua just vastasid sellele küsimusele. Nagu ütlesin, siis 2015 on see asutatud, see harjutusväli asutatud piirides on tänasel hetkel kantud maakonnaplaneeringule. Üldplaneeringutes on öeldud, et planeering täpsemalt lahendatud riigieelarve. 2022 kevadel algatati riigi eriplaneering siis sellises alas, nagu siin kohe saab näha, mida on tutvustatud avalikkusele. Ja algatati koos sellega keskkonnastrateegilise inimese koostöö. Sügisest on meil olemas konsultant, kes meid selles abistab ja tänaseks oleme siis jõudnud sellesse eskiisi ja 2A programmi tutvustamise planeeringu koostajaks on meil hankega liitunud Keblaste Kuukim. Samamoodi on nemad tegemas keskkonnastrateegilist hindamist. Kaitseministeerium on selles protsessis korraldaja. Kaitsevägi on see, kelle vajaduste katmiseks seda riigi eriplaneeringut tehakse. Riigikaitseinvesteering on see, kes neid selles protsessis taristu arendamise juures siis toetab. Enne seda, kui me läheme päris eskiisi juurde, ma räägiksin üle võib-olla mõned olulisemad teemad sellega seoses. Et
programmi etapp on siis see, kus me tutvustame või anname ülevaate sellest, et milline on see keskkond, kus see planeering asub ja millised mõjusid on vajalik põhjalikumalt hinnata, kas on vajalik uuringuid teha. See on see nii-öelda kaardistamise lähteülesande koostamise etapp. Harjutusväli on asutatud piirides ja ka juba seal on öeldud, et piirid täpsustatakse riigi eriplaneeringuga, ehk me täna räägime harjutusvälja piiri täpsustamisest, me ei räägi muudest põhimõttelistest muutustest. Planeeringu osaks on ühenduskoridorid. Ühenduskoridorisid on Kaitseväel vaja kõiki 3. Me hindame kõigi nende 3 mõju ja katsume leida leevendavad meetmed, aga vajalikud on kõik 3 koridori. Riigi eriplaneering kehtestatakse planeeringualas. Aga selle planeeringu osana me hindame ka niinimetatud laiendatud ohualad mõjusid. Need on siis ohualad, mis ulatuvad teatud relvade või teatud kasutamise korral üle harjutusvälja piiride. Ja selle tõttu on vajalik keskpolügooni ja soodla vahelise maa-ala sulgemine selleks ajaks, kui need relvad kasutatakse. See ei ole 300 päeva. Sellist otsust, kas seda saab lubatud või millises ulatuses, ei tehta riigi eriplaneeringuga. See tehakse vajadusel eraldi Vabariigi Valitsuse määrusega, nii nagu on tehtud 2015. aastal keskpolügooni niinimetatud laiendatud ohuala moodustamisega. Ehk siis laiendatud ohualal ei toimu masinatega ringi sõitmist rohkem kui nendel samadel teedel, kus ka muidu sellele alale langevad lihtsalt ohud, neid ei ole 100% võimalik välistada, sinna ei sihita, me ei sihi sellele alale, aga me ei saa 100% välistada, et sinna midagi satub, mis tõttu on vajalik ohualasid kasutada. Siis mõned teemad võib-olla märgiks veel ära. Ühes keskkonnamõju strateegilise hindamisega, kui me hindame ka planeerimisseaduse kohaseid asjakohaseid mõjusid, asjakohaste mõjude puhul on see erisus, et neid selliselt nagu keskkonnamõjusid KSA programmis ei kaardistata, mõnel juhul meil on küll ära markeerinud, aga need selguvad üldiselt tööprotsessis. Ja võib-olla täpsustuseks ka etteruttavalt seda, et planeeringuga on võimalik kavandada meetmeid, leevendavad meetmed, mida on võimalik ellu viia planeeringu alal. Meetmeid, mida ei ole võimalik planeeringu alal ellu viia, need on üldiselt poliitilist laadi meetmed. Me saime mõju hindamises anda suuniseid, näidata vajadusi, aga neid ei otsustata, neid ei kehtestada riigi eriplaneeringu, see toimub eraldiseisvalt. Selle juurde ma tulen lõpus tagasi, et las ta pilt saab siit korra läbi, aga siinkohal ma omalt poolt lõpetaksin. Annaksin sõna Kaitseväe esindajale, kes räägib omalt poolt natuke põhjalikumalt sellega, miks on seda harjutusvälja vaja. Tere õhtust, olen kolonelleitnant Vladislav Belov, diviisi 1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülem. Olen Tapa elanik, seega ma olen nii nende harjutusväljade kasutaja kui ka inimene, kes elab nende harjutusalade nii-öelda vahetusläheduses. Sissejuhatuses sai juba öeldud tegelikult, miks me need harjutusvälju vajame või olemasolevat laiendada. Kaitseväe ülesanne on riigi sõjaline kaitsmine ja selleks ettevalmistamine. Tapa linnakus igapäevaselt teenib üle 3000 kaitseväelase. Ligi pool sellest on liitlased ja üle 1000 ajateenija. Õpetame, harjutame koostööd ja selleks meil on vaja kasutada alasid, väljapaalasid. Selleks, et harjutada nii taktikalisi tegevusi kui ka lahinglaskmisi. Seoses uute võimetega, mis on juurde tulnud või on tulemas, me vajame täiendavat alasid. Selleks, et see välja oleks kvaliteetsem, selleks, et õpetada reservüksusi. Igapäevaselt teenib koosseis õpetab reservüksusi, mis siis vastavalt vajadusele mobiliseeritakse. Ehk siis sealt hulgas nendel aladel toimuvad ka õppekogunemised. Me tõesti vajame neid alasid. Sai mainitud need uued võimed, mis on juba kasutusele võetud või juurde tulevad, on näiteks liiklussuurtükk K9, hetkel on võimalik lasta 10 kilomeetri kaugusel. Seda on vähe.
et Soodla harjutusvälja laiendamine annaks juurde 7 kilomeetrit ja see on võime arengu seisukohalt väga oluline. Harjutada tuleb lastes erinevatel distantsidel. Miks Soodla harjutusvälja tuleb ühendada Kaitseväe keskpolügooniga? See on väga oluline. Väga oluline seetõttu, et me saaksime harjutada manöövrid ja kasutada neid ühenduskoridori, mida luuakse. Need peab olema rohkem kui üks, selleks, et oleks võimalik hargneda ja kasutada neid ühenduskoridori. See on väga oluline. Need laskeväljade alad, mis tulevad sinna Soodla alale, neid on siis